Samal teemal jätkame ka stuudios, kus teeme juttu Tallinna abilinnapea Bettina Beškinaga. Tere õhtust! Tere õhtust! Et selline brigaad luuakse, see on väga hea uudis lastevanematele ja kindlasti ka lastele. Aga öelge, kas see seni on siis olnud nii, et nädalavahetustel ja riigipühadel lapsed on abita jäänud? Ei, praegu osutab vältimatut meditsiinilist abi Tallinna Lastehaigla ja Tallinna Kiirabi ja nende asutuste statistika näitab seda, et üle poole väljakutsetest või siis pöördujatest tegelikult ei vaja seda vältimatut abi. See tähendab seda, viitab sellele, et lastevanemad otsivad abi oma haige lapsele ja kasutavad seda, mis on võimalik kasutada ja selleks on vältimatu abi. Selleks, et lastehaigla EMO-s ei oleks nii suured järjekorrad ja selleks, et ka kiirabi ei oleks nii ülekoormatud, ongi loodud see laste arstibrigaad ja alates järgmisest reedest ehk siis 30. oktoobrist hakkab see tööle ja hakkab meil testimisperiood sellel teenusel. Kas lapsevanemad on kaevanud ka, et on selline olukord, et nad ei saa oma perearsti juurde ja see probleem ei ole ka eluohtlik, et nad ei peaks just EMO-sse pöörduma? Kas nad on kaevanud ka, et puudu on? No eks muidugi see häirib lapsevanemaid, et nädalavahetusel isegi kui see tervisehäire lapsel ei ole nii tõsine võib-olla, aga ikkagi see valmistab ju muret, et sa tahad sekkuda ja sa tahad last aidata ja selleks peab olema ikkagi arsti nõuanne ja õige ravim välja valitud. Ma tean ise lapsevanemana, et kõige hullem on see, kui laps jääb haigeks reedel, sest nädalavahetusel tõesti ei ole kuskile pöörduda välja arvatud vältimatu abi. Pigem ei ole siis isegi küsimus sellest kaebamisest, vaid selles, et pakkuda mõistlikult seda teenust, mida on vaja. Ja praegu me näeme, et see vajadus on olemas just sellise teenuse järgi. Riik ega haigekassa seda ei rahasta. Kuidas linn hakkama saab siis? No praegu aasta lõpuni me oleme planeerinud lisaeelarvesse 60 000 eurot selleks, et selle teenusega alustada. Ja siis edasi vaatame, kuidas läheb. Et võib-olla õnnestub ka riigi poolt rahastust saada. Küsin üle, kui kaua see pilootprojekt kestab? Praegu planeerisime niimoodi, et aasta lõpuni selle summaga siis saame hakkama, mis me planeerinud oleme ja siis uuest aastast saab juba vajadusel täiustada seda teenust ja siis vaadata, kuidas me edasi liikume, et see testiperiood annab indikatsiooni meile. Kui see pilootprojekt ühel hetkel lõpeb, kas on võimalik loota ka seda, et tuleb rohkem neid brigaade töösse ja et nad hakkavad töötama ka argipäeviti? Sellest on vara veel rääkida, aga kindlasti me loodame, et meil brigaade on rohkem. Kui see pilootprojekt õnnestub, siis me saame ka laiendada seda teenust. Aitäh tulemast! Aitäh!